Oleme Türi kultuurimajas. Mis siin täna toimub? Täna on siis siin Järvamaa noorteaasta lõpetamine ja kokku on siis pandud päris mitu üritust. Praegusel hetkel just nüüd on noored töötubades, arutlevad mitmete erinevate teemade üle ja enne töötubadesse minekut rääkisid ka kaks inimest noori sellisel puudutaval teemal ja neid nagu innustavatel teemadel. Ehk siis Noortefoorum osale otsusta mõjuta, et kohe varsti tulevad ka töötubade tulemused meile ja ma loodan, et sealt tuleb midagi väga põnevat, et teemadeks on nii noortevolikogud kui ka noorte vabatahtlik tegevus mittetulundusühingutes, et konkreetselt selle programmi kohta ootame noortelt hetkel tagasisidet. Ja samamoodi pannakse paika ka 2014. aasta noortevolikogude visioon ja mõned tegevused, mida tuleks teha siis, et selle ideaalolukorrani jõuda. Siis teine asi, mis täna toimub, on võistlusmängu Mosaiik-finaal, mis on ka siis otseselt seotud noortevolikogude tegevusega. Erinevate valdade esindused siis on käinud juba 3 korda koos, neile on rääkinud taaskord erinevad inimesed erinevatel teemadel, mis puudutavad noortevolikogusid ja pärast on siis nende teadmisi vastavalt nendele esitlustele ka kontrollitud. Ja täna siis leiab aset selle mängu finaal ja saame teada, milline omavalitsus teab siis noortevolikogudest kõige rohkem. Ja päeva lõpus on tunnustamisüritus Järvamaa noorteaasta tähed, kus toome välja siis parimatest parimad. Kes Noortefoorumis osalevad? Siin on noori üle Järvamaa, et kokku tulnud noorsootöötajaid ja noori ja omavalitsusjuhte samamoodi. Mis Järvamaa noortekogul järgmine aasta plaanis on? No praegu on meil käimas Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastatav projekt, mille käigus me siis tegelemegi noortevolikogude ellukutsumisega ja noorte suunamisega MTÜ-desse tegemaks vabatahtlikku tööd. Ja järgmisel aastal me jätkame sellega ja loodame koolides siis teha ka sellise tutvustusringi ja asja hästi korralikult käima saada. Et pidev selline areng ja tegutsemine ikka on plaanis. Kuidas sündis Järvamaa noorteaasta idee? Kuidas sündis noorteaasta idee? Tegelikult pidasime oma Genki 10. sünnipäeva veebruaris ja siis mõtlesin, et kuidas oleks tore seda Kesk-Eesti noortekeskuse sünnipäeva niimoodi pikemalt ja laiemalt pidada, sest me muutsime oma nime suuremaks ja siis niimoodi see mõte tekkiski, et peame terve aasta seda sünnipäeva. Millised Järvamaa noorteaasta sündmused on sulle jätnud kõige eredamad mälestused? Kõigepealt loomulikult see avalöök, kus me kuulutasime noorteaasta Järvamaal avatuks ja seda tegid eelmise aasta parim noor ja parim noorsootöötaja Kristiine ja Reima. Loomulikult südamelaul, Hoia metsa, need vanad head asjad, Järvamaa noortepäev, Ambla vallas, osaluskohviku põnevad teemad. Mis veel? Mosaiik, vahva noorte atraktiivne mäng. Eelnes ju sellele ka niinimetatud tööotsija, kus me otsisime mängujuhte, väga vahvad mängujuhid saime. Siis noorte ettevõtlusprogramm, see oli minu jaoks väga põnev, uudne ja ma arvan, et noortele ka meeldis. Tegid täna väga inspireeriva ettekande Järvamaa noorteaasta lõpuürituse raames. Mis oli selle ettekande sisu? No ettekande teema oli ju, et kuidas saada vallavanemaks ja minu ettekanne oli siis sel teemal, et kuidas on õnnestunud minul vallavanemaks saada ja kuidas see protsess mul nii-öelda elutsükli jooksul käinud on. Mul ei ole see eesmärk ju alati olnud, aga et eeldused ilmselt hakkavad juba varakult peale oma aktiivse ühiskondliku tegevusega ka keskkooli, ülikooli ja ka tavalise töökoha kõrvalt, et mõte on siis see, et saab ka vallavanemaks oma tegevuse ja oma sellise isiksusega, mitte et sa pead kuhugi erakonda kuuluma või mõnda head tuttavat omama. Et tegelikult inimesed valivad maakohtades, väikestes valdades inimest ja kui sa oled piisavalt tegus, siis ma arvan, et see jääb silma ja inimesed hindavad seda. Kui paljud Järvamaa noored tegelevad aktiivselt vabatahtliku töö või mõne harrastusega peale kooli? No terve Järvamaa kontekstis on mul seda muidugi raske hinnata, et ma saan ainult oma valla kontekstis seda öelda ja ma ütlen, et Järvajaani vald on küll väga õnnelik ses osas, et vähe on neid noori, kes millegagi ei tegele
ja samuti on hea meel tõdeda, et noored on päris palju vabatahtlikku tööd just tegemas ja hindamas seda, et ka oma kodukoha jaoks midagi anda, et see on ainult, ütleme, positiivne ja tundub, et tõusutrendis nii-öelda. Vähemalt meie valla kontekstis. Kuidas mujal on, seda ma ei oska öelda, et eks seda peab siis sealt küsima ja võib-olla siin maakondlikud, kes näevad tervet maakonda korraga noorte osas, siis et nemad saavad öelda, aga meil tundub, et on praegu päris hea. Kas sa arvad, et selles on väga oluline roll ka vallavanemal? Muidugi tahaks ja võiks öelda, et muidugi loomulikult, et tänu vallavanemale see nii ongi, aga tegelikult eks noorte see arenemine hakkab koolist peale ja sõpradest ja võib-olla mingil määral eeskujuks ja innustavaks ja kaasaitavaks jõuks kindlasti ma katsun olla, aga kindlasti põhirõhk langeb nendele noortele endale, et on hea generatsioon lihtsalt.